Tere! Täna tahaksin tutvustada siis mõningaid lähenemisi teemavalikule magistritöö puhul ja ka siis konkreetsetele projektidele ja juhendajatele, kelle abiga siis saaksite enda teema kitsendatud ja täpsustatud ja võib-olla ka siis seotud mõne juba käimasoleva uuringuga, et ei peaks üksi pusima. Aga hakatuseks kõigepealt tahaksin siis kummutada ühte sellist üldlevinud mitte kõige õigemat aru saama, et magistritöö tegemine tähendab seda, et sa pead kokku panema enda küsimustiku, selle laiali saatma Facebooki kaudu võimalikult suurele arvule inimestele, sest 30 on liiga vähe ja vähemasti 100 vastust tuleks saada. Et see on selline, ütleme, natukene aegunud arusaam. Pealegi ma olen ise sügavalt veendunud, et andmekogumisinstrumendi ehk siis ankeetküsimustiku või skaala koostamine on magistrandile üle jõu käiv ülesanne, et sellega võiks pigem doktorant tegeleda, nii et kui üldse magistrant küsimustiku abil andmeid koguks, et siis pigem kellegi teise kogenuma tehtud instrumendi abil. Nii et seetõttu ma pigem soovitan teil vaadata arendusuuringute poole. Arendusuuringud erinevad siis nendest traditsioonilistest mõõtmisuuringutest selle poolest, et nad ei vaata mitte maailma sellisena, nagu ta on meile antud, vaid üritavad leida vastuseid küsimusele, et kuidas asjad võiksid olla teisiti või paremini. Et näiteks, et kuidas mingi uus õppematerjalide komplekt, uus hindamisinstrument, uus metoodika võiksid kuidagi aidata olla mul parem õpetaja. Et üldistusaste ei pea ka olema selline, et maailma tasemel mingit teaduslikku läbimurret saavutav. Magistritöö on siiski, eriti õpetajakoolituses, selline lokaalsema ambitsiooniga ja skoobiga. Lisaks küsimusele siis on see arendusuuring veel ka põhimõtteliselt erinev siis loodusteaduslikul klassikalisel uurimistööl ja eksperimentaalmeetodil põhinevast selle poolest, et pigem see lähenemine sarnaneb sotsiaalteadustele ja eriti tehnoloogiateadustele. Et arvutiteadustes, eriti näiteks inimese arvuti interaktsiooni valdkonnas, tihtilugu need uuringud ei ole üldse siis võtnud endale luubi alla seda maailma nii, nagu ta on, vaid üritavad aru saada, et kuidas võiks olla paremini, kuidas võiks olla mingisuguse rakenduse kasutajaliides intuitiivsem, kasutajasõbralikum ja nii edasi, nii edasi. Nii et selline loodusteaduslik eksperiment, kus on kontrollrühm ja katserühm, eeltest ja järeldest pedagoogika valdkonnas üldjuhul ei tööta, sest selline eksperimentaalne meetod eeldab seda, et sul on kõik võimalikud sõltuvad ja sõltumatud ja ka tundmatud muutujad, mis võivad mõju avaldada. Nad on kõik sinu kui teadlase kontrolli all, aga kooli kontekstis on see põhimõtteliselt võimatu saada kõiki faktoreid enda kontrolli alla või siis isegi välistada siis nende mõju, nende faktorite mõju, mis sind ei puuduta. Siis arendusuuringutel erineb ka siis, et kus kohast saadakse sisend, et sisend ei toimu sellise loodusteadusliku mõõtmise teel, vaid pigem vaatluste, intervjueerimiste, logifailide analüüsi ja selliste võtete abil. Ja protsess on arendusuuringu puhul iteratiivne, et tavaliselt on seal 2, mõnikord ka 3 tsüklit sees, sellised arendustsüklid, kus esimeses tsüklis luuakse lihtne prototüüp ja seda siis valideeritakse kasutajatega. Ja siis
antakse sisend järgmisse iteratsiooni selle valideerimise põhjalt ja siis teise tsükli lõpul siis omakorda hinnatakse või valideeritakse seda täiustatud prototüüpi. Nii et tihtilugu arendusuuringu väljundiks või lõpptulemus ongi siis valideeritud prototüüp, mis iseenesest on alles hüpotees, et selline asi võiks nagu toimida. Samas kui loodusteaduslikel eksperimentaaluuringutel lõpptulemuseks peab olema hüpoteesi kinnitamine või ümberlükkamine. Nii et arendusuuring on tihtilugu hüpoteesi loov uurimus, et on ka sellised uuringu disainid, mis lõppevad alles hüpoteesi sõnastamisega. See hüpotees on juba teatud määral läbi kombatud ja kontrollitud. Nii et soovitan tõsiselt kaaluda magistritöö uuringu disainina arendusuuringut. Siin on mul mõned pildid ka selle kohta, kuidas arendusuuring oma tsüklitega välja võib näha. Näete, seal tsüklil on mingid sisendid, siis on disaini, rakenduse, analüüsi etapp. Analüüsi tulemusena tuleb ümber disainimine ja algab teine tsükkel. Ja tihtilugu on ka niimoodi, et magistritöös on tegelikult kirjeldatud ainult ühte tsüklit ja põgusalt seda eelnenud katsetuse tsüklit ja antakse sisend järgnevast tsükliks, mis jääb juba magistritööst endast väljapoole, aga põhimõtteliselt see eelnev ja järgnev tsükkel on pildi peal teil olemas ja te kujutate ette, et kuidas näiteks järgnev tsükkel võiks ellu minna, kui keegi teine või teie ise oma järgnevas uuringus seda teeksite. Nii et tsüklilisus on hästi oluline, neid tsüklid-mudeleid on mitmeid erinevaid ja neid te leiate olemasolevatest ja juba kaitstud magistritöödest piisavalt. Ja siin sellel mõistekaardil siis ma püüdsin välja tuua magistritöö võimalikud objektid informaatikaõpetajate puhul. Nii et selleks põhifookuseks või uurimisobjektiks kõige sagedamini on õppevara. Aga lisaks õppevarale võib olla ka hindamine või õppeprotsess või õpitulemused või hoiakud. Ja hoiakud võivad olla nii õpilaste kui õpetajate kui tööandjate või siis õpetajaks õppida kavatsevate õpetajakandidaatide hoiakud või siis ka näiteks gümnaasiumi õpetajate ja juhtkonna hoiakud põhikooli lõpetajate, ma ei tea, digioskuse või informaatikaoskuste osas. Ühesõnaga hoiakud on üks huvitav uurimisobjekt, siis õpetamise osas on siin igasuguseid uusi teemasid, mis nüüd tulevad haridusstrateegiast, näiteks personaalsed õpiteed, diferentseerimine, õpetaja koolitus on kindlasti kuum teema, mida tasuks uurida. Siis võib võtta ka uurimisobjektiks õppekava, ainekava ja sellega seonduva. Ainekava loomisest kuni selle rakendamiseni välja. Ja võib erinevatest perspektiividest või programmeerimise perspektiivist, lõimingu perspektiivist ja nii edasi. Nii et need on siis peamised uurimisobjektid, aga te ilmselt, kui natukene seedite, et siis te võiksite siin leida veel nende kõrvale mõningaid objekte, mis on informaatika õpetamisega seonduvad, või siis nende minu poolt pakutud uurimisobjektide mingisuguseid alamvariante. No näiteks õppeprotsessi puhul ma olen siin välja toonud tagurpidi tunni või häkatoni või loovtöö uurimise kitsamalt ja õppevara osas siis eraldi kas õpikute, digiõpikute, õppekomplektide, töölehtede uurimise ja arendamise. Ja kindlasti mõjutab seda teie teemavalikut ka uuringu disain, et on ikkagi oluline vahe, et kas te teete kaardistusuuringuid ja üritate siis näiteks mingisuguse 100 informaatikaõpetaja hoiakuid kuidagi kaardistada mingi ankeedi abil või on teil arendusuuring, kus te üritate luua mingisugust õppevarakomplekti, mille kasutajaskond võiks olla ikkagi kõik Eesti koolid
või teil on tegevusuuring, kus te keskendutegi ainult iseenda tundidele, enda informaatikatundidele ja selles kasutatavale, ma ei tea, metoodikale, hindamisele, tunnikavadele ja nii edasi. Et sellest sõltub päris palju ja tihtilugu on see uuringu disain selle teema püstituses ja magistritöö pealkirjas ka ära märgitud, et kui on näiteks tegevusuuring kujundava hindamise kohta informaatikas, siis seal ongi pealkirjas on nii uuringu disain kui uurimisobjekt ja siis kontekst, et see on selline klassikaline teemasõnastus. Kontekst ongi siis, et kas kooli informaatika või siis informaatika 3. kooliastmes või hoopiski tehnoloogia ringis huvihariduses, eks ole, on võib-olla ka kontekstiks. Nii et see on selline üldine juhatus teemade kohta, aga lõpetuseks ma tahaks natukene kirjeldada siis käimasolevaid projekte Digitehnoloogiate Instituudis, et millesse on võimalik kaasata magistrante ja sealt selle projekti pealt sõnastada teile siis magistritöö võimalik teema, niimoodi, et te ei peaks oma magistritööd üksi tegema, vaid liitute meie projektiga ja panustate sellesse projekti, aga vastu saate siis andmed, mida on siis selle projekti käigus kogutud. Et meil on sel aastal siis läheb uuele ringile GINF ehk siis gümnaasiumi informaatika uue ainekava rakendamine, et õpikud on uuendatud ja plaanis on välja tulla uute muukidega ja siin on kindlasti vaja magistrantide abi, et nii õpetaja koolituse osas kui ka siis selle muukide disaini ja valideerimise osas ja siin on neid uurimiseks ruumi päris palju, et me tahaks firmasid kaasata, näiteks firmade esindajad mentoritena, et keegi võiks selle firmapoolsete mentorite kaasamise ja selle uurimisega tegeleda. Siis teiseks on meil sel samal informaatika ainekava töörühmal Harno juures plaanis võtta sel aastal käsile PINF ehk siis põhikooli 3. astme informaatika uue ainekava koostamine ja piloteerimine, et selle juures kuluks ka ära magistranti abi ja tema saaks sealt piloteerimisest enda teemad kätte, et plaanis on siis just nimelt loovtöö, 8. klassi loovtöö kontekstis tuua sisse siis uued informaatika teemad nagu asjade internet, liitreaalsus ja nii edasi. Ja siis katsetada neid selliste praktiliste koostöiste arendusprojektide kujul, mis on suhteliselt uudne Eesti koolis ja võiks olla põnev ka uurida. Siis on üks käimasolev Erasmus projekt meil, Teacher Education for Computational Thinking, kus on 10 korralikku moodulit õpetajakoolituseks välja töötatud ja neid tuleb nüüd hakata eestindama ja piloteerima, et siit saaks ka nagu mitugi magistritöö teemat, sest et seal on eraldi moodulid alushariduse, klassiõpetajate, kunstiainete õpetajate ja loodusainete õpetajate jaoks. Siis on lõpusirgel Klass Plussi projekt Innovatorium asjade interneti teemal, et seda on juhtinud Marge Kusmin, kelle doktoritöö teemaga seotud on ja sealt saaks kindlasti veel 1-2 magistritöö teemat ka asjade internetiga seoses ja nende õppematerjalidega, õpetajakoolitusega ja metoodikaga näiteks seonduvalt. Siis on meil pikemat aega nüüd siin olnud hoogu võtmas projekt Südalinna koolis Tallinnas, kus siis üritatakse terve kooliastme tasandil katsetada siis sellist üks-ühele arvutikasutust one-to-one computing Chromebookide abil ja siis seda korralikult nagu dokumenteerida ja uurida, et kuidas see asi käib. Et seal võib ka Kairit olla põhimõtteliselt juhendajaks, et ma oleks võib-olla kaasjuhendajaks, et Kairit on selle projektiga meil rohkem tegelenud. Siis meil on ligipääs informaatikavõistluste andmetele mitme aasta taha, nüüd rohkem kui 10 aasta taha. See on siis informaatika olümpiaad ja Bebras ehk Kobras
et neid andmeid ei ole keegi eriti jõudnud uurida, aga need andmed lihtsalt lebavad seal ja see on küsimise vaev nad võtta kätte ja siis teha sellist korralikku statistilist analüüsi ülesande tüüpide, raskusastmete, sisu ja ma ei tea, mille kohta iganes. Isegi maadevahelisi võrdlusi on võimalik teha, sest ülesanded on ju samad kõikides riikides. Siis on informaatikaõpetajate koolitusvajaduse uuring IT Akadeemia alt. Digipädevuste hindamisvahendid on selline igikestev teema ja siit saaks kindlasti Linda juhendamisel eri vanuseastmetele mingisuguseid uusi magistritöö teemasid nuputada. Digipeegliga on sel aastal plaanis ka järgmisele ringile minna ja seda kõvasti täiendada, nii et selle juurde saaks ka ilmselt mõne magistritöö teema tekitada. Informaatika õppevara kohta, eriti siis e-koolikoti kontekstis, siit saaks natukene rohkem, ütleme, multimeedia poole kaldu olevaid teemasid võiks Andrus Rinde juhendada ja siis rohkem, ütleme, sellised klassikalise avatud õppevara poole kaldu, et teemasid võiks juhendada Hans. Ja siis Maia doktoritöö, mis on seotud siis selle digiloovtöö platvormi arendamisega, et sinna juurde mahuks ka kindlasti vähemasti üks magistrant. Aga see ei ole veel kõik, eks, et kuna suur osa teist võttis kõrval erialaks haridustehnoloogia, et siis on eriti teretulnud sellised projektid, mis on ühe jalaga haridustehnoloogias ja teise jalaga informaatikaõpetuses. Ja nii, et teile sobivad ka siis sellised juhendajad, kes ei ole võib-olla nii otseselt informaatika õpetamisega seotud, aga on head haridustehnoloogia teemade juhendajad, nagu siis Kai Pata, Terje Väljataga, Kairit Tammets ja Külli Kori ja seal on neid kolleege meil veel, on ka neid väljamaa doktorante, kelle poole võite pöörduda, kui te olete nende uuringutest huvitatud. Nii et ei pea tingimata olema ainult informaatika õpetamisega seotud, aga ideaalis see oleks selline kombo, et kus on haridustehnoloogiline komponent ja informaatika õpetamise komponent. Et need on eelistatud tööd. Et lõpetuseks ma soovitan teil siis leida meie instituudi siis magistritööde registrist, digiõisist ja Tartu Ülikooli lõputööde registrist DSpace informaatika didaktika alaseid magistritöid, mis on teie algsete mõtetega natuke sarnased, analüüsige neid ja valige nendest välja siis selline enda lemmik, mille te võtate endale eeskujuks siis kas näiteks uuringu disaini, lähenemise või siis ka ütleme teema osas, et ei saa muidugi kopeerida teemat, te peate sealt kuidagi edasi minema selles võrreldes eelmise magistritööga. Nii et see on minu poolt siis kõik. Lõpetuseks soovitan veel olla ka sellised katsetamis- ja uuendushuvilised. Meil on suhteliselt vähe olnud kollektiivseid magistritöid, aga kui te teete just sellise praktilise arengutusuuringu oma magistritööna, siis üheskoos 2-3 töötades jõuaksite te suurema ja vingema asja valmis teha ja siis niimoodi, et iga kaasosaline panustab kuidagi oma vaatenurga alt, tal on oma uurimisküsimused ja lõpuks on ka oma magistritöö eraldi kaante vahel, kuigi tegelikult te tegite ühte ja sama projekti. Nii et sellised asjad on väga teretulnud ja soovin jõudu!